No nii, vaadake seda tütarlast seal pildi peal. Ma tulen selle juurde oma väga lühikese sissejuhatuse juures tagasi. Seletan, miks tal on silmad kinni ja natukene muud ka. Aga kuna minu roll on rääkida siis algusest natukene seadustest, siis ma võin kohe ütelda, et seadused on meil Eestis olemas, sellega on hästi. Ja meil on ka Euroopas seadused olemas. Et meil on aastast 2024 võetud Euroopas vastu raamistik, mille alusel me tegutseme. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium on selle alusel töötanud välja strateegiakava järgmiseks 8 aastaks. Ja seal on kindlasti ei saa tehisintellekti puhul, see on nagu, keegi on öelnud, see on nagu must kast, kus tegelikult ei tea, mis andmed seal sees on, enne kui ta vastu maad kuskil ei käi või keegi teda lahti ei võta, et me ei tea tegelikult, mis andmed sinna jõuavad, mis me sinna sisse söödame, aga me loodame, et seadused siiski püüavad seda reguleerida ja kõik läheb nii hästi, kui võimalik minna on. Nii et ja kõrge riskiga tegevused või valdkonnad, milleks on juura, haridus ja tervishoid, et nendel on veel eriliselt kõrged nõudmised, mis nad täpselt on, see nõuaks tervet seminari, nii et seda ma teile praegu ütelda ei oska ja ei ole eesmärk. Aga jaa, et enne kui see seadus siis 2024 vastu võeti, siis andmekaitse spetsialistid tegid juba enda poolt kõik, mis võimalik, et võimalikult hästi oleks andmed kaitstud ja võimalikult õiged asjad saaks sinna seadusesse kirjutatud ja kõik põhimõtted kirjas. Ehk et siin on lühidalt näha lihtsalt, milliseid valdkondi see kõik käsitleb, autoriõigus, küberturvalisus, tarbijakaitse, töölepingute seadus ja loomulikult isikukaitse. Ja ma korraks siis libisen tagasi esimese slaidi juurde ja räägin, miks see pilt siis selline on, nagu ta on. Ma tegin esimest korda, ma olen ChatGPT kasutaja umbes pool aastat, aga rohkem isiklikuks huviks mitte ja info kogumiseks mitte niivõrd tööalaselt, kuigi mõnda asja küsin ka tööalaselt. Palusin tal teha lihtsalt naise pildi, kuhu ma saaks panna slaidi pealkirja ja neid katseid oli vähemalt 20. Kord olid naisel silmad kinni. Ma palusin, et tee silmad lahti, siis pane pealkiri juurde, siis tee natuke taustavärvi, ei ära tee, täpitähed said probleemiks. Kui lõpuks kõik olid enam-vähem paigas, naisel olid silmad lahti, pealkiri oli täiesti olemas, siis selgus, et täpitähed on ikkagi ööd, mitte õõd. Ja siis, kui ma tõin talle korduvalt selle märkuse, ta raporteeris korduvalt, et kõik on tehtud, siis ta lõpuks ütles, nüüd on korras, nüüd on kõik asjad korras. Ja siis olid tõesti ööde asemel tulnud õõd, aga siis oli see tekst niimoodi naise silmade peas talle. Ja siis kui ma sellega lasksin ära parandades, ma mõtlesin, et lasta siis olla pealegi kinniste silmadega, muidu mul oleks läinud järgmine 3 tundi veel. Et see on see katsetamise teema. Nii, aga nüüd läheme meie kenade panelistide juurde, et mis te arvate, ma küsin kõigepealt publikust, kas on siin saalis keegi, kes ei ole katsetanud mõnda tehisintellekti mudelit ja ma ei mõtle seda algset juttu robotit, kes meil vastas, kui sa läksid kuskile panga kodulehele või kuskile, kes algul sind kohe püüdis aidata ja ta tavaliselt millegiga hakkama ei saanud. Et kas on keegi, kes pole üldse näiteks mõnda ChatGPT-d või mõnda teist mudelit proovinud? Tore kuulda. Nii tore. Siis ma natukene räägin ka taustast, ehk et on sihtasutus Kutsekoda on välja toonud kenasti oma uuringus sellised andmed ja ma loen teile nad ette, et Eurostati andmetel siis, kuidas Eestil asjad on. Et umbes 2024. aastal 14% Eesti ettevõtetest kasutasid neid lahendusi, mis on veidi rohkem kui Euroopa Liidus keskmiselt ja väga tubli tulemus. Aga aasta tagasi ehk 2023 jäädi siis Euroopa Liidule kõvasti alla, ehk et Eesti on arenenud suuremate sammudega kui Euroopa Liit keskmiselt. Ja majanduskommunikatsiooni eelpool mainitud tegevuskavas on siis märgitud, et me peaks jõudma 2023. aastaks nii kaugel, et 75% Eesti ettevõtetest kasutab lisandväärtuse saamiseks tehisintellekti
ja 2026. aasta eesmärk on 26%. Ehk et meil on väga suur hüppe ees. Euroopa piirides suurim IT-lahenduste või tehisintellekti lahenduste kasutaja on muidugi Põhjamaad, Skandinaavia riigid, madalmaad. Taani on täiesti esirinnas. Seal oli 2024. aastal vähemalt ühte tehisintellekti lahendust kasutavaid ettevõtteid täpselt poole enam kui Eestis. Aga ettevõtted ka tunnistavad vähemalt 42%, et neil jääb see oskuste ja selgete juhiste puudumise taha, miks ei ole seda kasutusele võetud ja seda ma nägin ka Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi tegevuskavas oli tehtud SWOT-analüüs paljude valdkondade kohta, võite sellega ise tutvuda, et mis on need ohud ja võimalused siis selle kasutusele võtus. Igal juhul selge see, et võimalusi on rohkem, sest me ei pääse sellest puu taha ka. Aga Euroopa mõistes siis on tehisintellekti kasutatud kõige rohkem info- ja sidetehnoloogias ja finants- ja kindlustussektoris. Eestis on samas siis tehis- ja turundus- ja müügi edendamises, mis on ka Euroopas väga suurel tasemel, see on ka loogiliselt arusaadav, aga oluliselt jäetakse maha raamatupidamises ja finantsjuhtimise valdkonnas ja pärast me kuuleme sellest, kuidas siis meil sellega on. Ehk meil on vaheliidritega umbes 2-kordne ehk nende Põhjamaadega siis. Ja tehisintellekti kasutusele võtt sõltub ka ettevõtete suurusest ja siin on nii Eestis kui teistes riikides, Euroopa riikides suuremad ettevõtted aktiivsemad. Nendes Põhjamaades, mida ma juba nimetasin siin liiderriikideks, Taani, Rootsi, Belgia, Soome, Luksemburg ja Hollandi, kasutab keskmiselt neid lahendusi iga 5 väike ettevõte, iga 3 keskmise suurusega ettevõte ja 6 suurettevõtet 10. Eesti jääb kasutuse protsendi puhult Euroopa hulgas keskmisele tasemele, nii et sellega on enam-vähem hästi. Nüüd, ma võib-olla toon vahele ka väikesed terminid, et te võite pärast, kui panelistid rääkima hakkavad ja kui mingi termin on arusaamatu, siis küsige kohe. Ehk et mida me siis mõtleme tehisintellekti all, me mõtleme õppimisvõimelist programmi väga lühidalt öeldes. Mida me mõtleme LLM all ehk suured keelemudelid on siis need OpenAI, ChatGPT, Google Gemini ja teised, mida ilmselt pärast keegi oskab veel öelda, mida tema oma töös kasutab. Ja kes on siis ChatGPT ehk juturobot? On tavaliselt vestlusakent veebilehel, see on see, millest ma enne rääkisin, need saamatud, kellega me kusagile ei jõudnud, aga praegu on selle GPT abil muidugi väga suure sammu edasi astutud, et nüüd tegelikult võid oodata sealt ka asjalikke vastuseid, kui sa oskad õigesti promptida, ehk promptimine on siis õige töökäsu andmine ja tulles tagasi selle pildi juurde, siis ma pean ennast nagu kirjalikus eneseväljenduses päris heaks, aga prompti 20 korda, kuidas tahad, ikkagi ta ei võtnud aluseks eelmist pilti, vaid ta joonistas järgmise pildi, millel oli järgmine viga. Eks see oli minu õppetund. Väikest lõbusat statistikat ka, milline on siis sooline vahekord tehisintellekti kasutusele võtmisel, ehk et algaastatel oli ikkagi meessuguse aktiivsem, kes kasutas aktiivsemalt neid mudeleid, aga 2025. aasta juuliks olid juba naised ette rebinud, ehk nüüd on nende kasutajate hulgas 48% mehi ja ülejäänud 52% siis naised. Ja see lõhe on siis kadunud ja ka sama 2025. aasta juuliks oli ChatGPT näiteks kasutanud maailmas 700 miljonit iganädalaselt aktiivselt ehk ligikaudu 10% maailma täiskasvanud elanikest kasutab seda. Ja mida siis põhiliselt otsitakse, huvitav trend on see, et kui võtta kas isiklikuks kasutamiseks või tööalaseks kasutamiseks, siis 2/3 võrra on ees isiklik kasutamine. Aga miks? Sellepärast, et tööalane kasutamine, seal on ikkagi teatud ettekirjutused juhti firmadelt, teatud eripärad. Aga see kindlasti areneb nüüd teises suunas, kui me tahame, et firmad kasvaksid selle tehisintellekti abil. Nii et tööalane kasutus on siis koondunud rohkem kõrgharidusega inimeste juurde, kellel siis AI aitab lahendada keerulisi tehnilisi probleeme ja teadusmahukaid ülesandeid.
töötades siis andmemassiividega kiiremini märksa. Ja mida siis kõige rohkem uuritakse või küsitakse, kõige suurem roll on kirjutamisel. Ehk mitte, ja sellest kirjutamisest 2/3 ei ole mitte uue teksti loomine, vaid olemasoleva parandamine, ümberkirjutamine või tõlkimine. Ja sellele järgnevad kasutusvaldkonnad on siis nagu informatsiooni otsimine ja praktilised juhised, näiteks personaalne nõustamine, ideede genereerimine. Ja üks suur valdkond lihtsalt näiteks, mida ma vaatasin, kuna meil panelisti selles valdkonnas ei ole, on personalifirmad, kelle tööd on eriti palju see kiirendanud ja abistanud. Ehk kui enne oli näide meil ühel panelistil, et ühele töökohale tuli 688 kandideerijat, siis see tehisintellekt teeb tõesti see suure töö ees ära, et personaliotsiku firmad saavad kiiremini tulemustele ja see on eriti näiteks jaekaubanduses. Seal on ka teatud spetsiifikad, et näiteks jaekaubanduses tegeletakse massiga, aga väikeettevõtted näiteks, kellel ei ole personaliosakonda, seal ta aitab jälle eelselekteerida, sest et see üks inimene, juhatuse liige ja ainukene töötaja võib-olla, kes tahab teise töötaja veel võtta, lihtsalt ei jõua selle massiga tegeleda. Nii, et nüüd oleme me siis, kas läheksime meie panelistide tutvustamise juurde ja meil on siin üks ja palun väga, ja esimene panelist, keda me tahaksime tutvustada, ta tutvustab ennast ise muidugi. Mina sain Maarjaga tuttavaks ühes teises vormis, kus Maarja koolitas ja mina kuulasin. Aga nüüd on meil selline omavaheline kokkulepe, et nüüd ta mitte ei koolita, vaid jagab oma isiklikke kogemusi selles valdkonnas. Nii et Maarja, palun. Aitäh. No, eks mõnes mõttes isiklike kogemuste jagamine on samamoodi koolitamine, sest ei lubatud küll AI-d sisse tuua alguses kohe, aga AI võtab väga palju koolitamist üle, aga just see sama kogemuspõhine jääb. Nii et tänapäeval ongi see kogemuste edasiandmine kõige olulisem. Aga mina olen siis Maarja ja perekonnanimi on Keerd, sellest ka siis firma nimi on tulnud Keerdus OÜ. Ja tegelen siis juba aastast 2013, nii kui siin kuskil paneelis oli jutuks, et ei meeldi olla alluvuses. Ja ega ükski ülemus mind ka väga välja ei kannata, sest ma kipun asju parandama, kui midagi on nihu. Samamoodi olen vabatahtlik olnud Erna Seltsis Kaitseliidus, nii et ka see pool on mulle tuttav. Seda mul seal slaidides küll ei ole, aga saab selle poolega tegeldud. Ja tegelen siis õppevahendite, arendavate mänguasjade, puslede, kõige selle käelise poole arendamisega, millest siin ka just juttu oli. Ja meisterdamist jagub siis nii päris pisikestest kuni siis täiskasvanuteni välja, nii et saab seda käelist arengut siin päris korralikult arendada. Viimasel ajal olen siis ka selle keerdusdisaini stuudio poolega tegelema hakanud, ehk siis teen kodulehekülgi, graafilist disaini, brändingut, seda poolt. Ja viimane ongi siis nüüd see AI koolitused. Ja just olengi rõhku pannud sellele ABC-le, sest selle koolituste pool jääb natukene vajaka. Et kõik koolitused, mis turul on, kipuvad juba olema see, et sa juba kõike tead, kõik programmid on sul olemas, sa kasutad neid, sa oskad promptida. Aga kui sa ei tea, mul endal päris mitu tuttavat õpetajat on öelnud, et ma tunnen, et ma peaks hakkama kasutama, aga kus kohast, millest ma alustan, et seda poolt. Ja selle tõttu siis ka nende koolituste peale mindud, et muidu saab ise kogu aeg õpitud, ise kasutan igapäevaselt. Siis võiks vahelduseks teistele ka edasi anda oma teadmisi. Aitäh. Nii. Maie, tutvusta. Ja tere, ma ei tea, kas nüüd kuuleb. Ja. Mina olen siis Maie Mängel ja mul on raamatupidamisteenuseid ja äriteenuseid pakkuv ettevõte juba 18 aastat. Ja siis raamatupidajana ma olen töötanud üle 30 aasta. Võib-olla nii vanagi muidugi, aga ja meie see tiim on 7-liikmeline, lisaks veel kõik need, kes siis raamatupidamise ettevõttel vaja on, juristid, audiitorid, partnerid. Et tegelikult me oleme nende aastadega päris hästi kasvanud. Siis lisaks ma olen ka eenalanna üle 10 aasta ehk ka vabatahtliku tööd teen väga hea meelega, ehk siis õnneliku elu saladus pidi olema 100 tundi vabatahtliku tööd aastas.
et see pidi tegema inimese õnnelikumaks, nii et ma olen üks õnnelik inimene. Siis niimoodi päevad lähevadki, meil on kliendibaas üle 250 kliendi, ehk siis tegelikult erineva suurusega kliente ja neid me üritame siis nagu igapäevaselt toetada, aidata nii kõikides ettevõtluses. Ja ma peaks ütlema, et me oleme siin kõik naised, siis ma arvan, et meil on 10% on ainult naisettevõtjaid meie portfellis, nii et tegelikult arenguruumi on, ehk siis naised võiksid nagu aktiivsemalt olla ettevõtluses, mitte ainult mõelda, vaid ka tegutseda ja teha ettevõtteid ja seda me oleme ka ENA-ga ju toetanud ja teinud erinevaid asju naiste ettevõtluse toetuseks. No hetkel vist kõik. Aitäh. Ja enne kui ma Kadi sulle sõna annan, ma räägin sinuga seoses ühe loo. Kui ma vaatasin ringi nende arutelu, et keda siia kutsuda, siis see valik oli tohutult suur, aga kuna me teame, et ligi 99% on väikeettevõtjad, siis tegelikult võiks olla see väikeettevõtja ja selline väikeettevõtja, kes on nagu hunt kriimsilm. Ja kõigepealt ma kuulsin Kadist ühe loo. Ma olin Pärnus oktoobrikuus ühel sünnipäeval ja seal oli kohutavalt hea hummus. Ja see perenaine oli tulnud just ühelt koolituselt, kus Kadi oli läinud kasuhoonesse, võtnud peoga virnrohtu või mis selle rohu nimi on? Vesiheina, seda, mida vanasti sigadele söödeti. Peoga vesiheina ja me ei suutnud seda hummust ära kiita, mida me seal siis sõime ja selgusid, et see oskus oli omandatud äsja Kadi juures. Aga see pole kindlasti kõik, mida sa teed, nii et räägi. Kahjuks sinu ilusad pildid ei jõudnud kohale, nii et sa pead visualiseerima oma tekstiga kõike seda. No vahest ongi, kas see töötab või? Ise ei kuule. Ühesõnaga, tere, mina olen Kadi Ruumet ja mina olen siis Klaaramanni puhke- ja seminarikeskusest ja nagu ennem sai juba öeldud, siis väike ettevõtja. Ja ei ole mina seda algatanud, vaid mina olen saanud, ma arvan, et noore inimesena, kui ma kunagi 19-aastaselt seal toimetama hakkasin, siis sain nii suure vastutuse, kuna ma läksin oma vanemate ettevõttesse, ehk et ma hakkasin pereettevõttes toimetama, et ilmselt ma ise noorena midagi tehes ei oleks või kuskile tööle minnes ei oleks kunagi nii suurt vastutusala saanud, nagu mul praegu on. Nüüd ja mis me Klaaramannis teeme, me oleme siis Pärnumaal. Tuli välja, et ka eelmine kõneleja oli seal nii tore kohata ja me oleme tegelikult mahekasvatajad ja meie puhkekeskus on siis alguse saanud aiandusest ja me ümber aianduse oleme siis enda asju seal teinud, et mahekasvatuse põhimõtteid me proovime seal teistele, kes meil külalised on, nendele siis õpetada. Farm to table köök on meil ja siis teeme erinevaid töötubasid köögis ja aias ning sinna juurde siis pakume aastaringselt 100 inimesele majutust ja kuni 130 inimesele siis on meil ruumid ehk seminariruumid, peoruumid, kõik siuksed asjad ehk et üritus, turundus ja kõik muu asi. Ja kui me räägime mu tööst, siis mina olen perenaine seal ja tahtsingi öelda, et näiteks linnaturism ja maaturism ongi selle poolest hästi erinevad, et kui me võrdleme puhkemaja, nagu meie oleme versus hotelli linnas, siis puhkemajandused on enamjaolt ikkagi pereettevõtted, meie käibed, pereettevõtlus ilmselt ei ole seal taga nii suur, aga meie käibed puhkemajanduses ei ole nii suured, et meil oleks eraldi personalijuht, turundusjuht, müügijuht, majandusjuht, kõik muud asjad, ehk et see ongi perenaise töö. Ja siinkohal ilmselt on ka see sama, millest Rine rääkis, et miks ta sinna tuli, siis oli see su tütar, kes käis mu juures töötoas ja siis peale seda see kõne tuli ja nendega ma käisingi tegelikult ausa aiavilja töötuba tegemas, kus me siis toimetasime ja rääkisime sellest ja üks seal lõpus, kui me seal juba proovisime ja sõime ja nautisime kõiki neid asju, mis me seal töötoas olime teinud, siis õpetajad hakkasid, seal grupis olevad õpetajad hakkasid rääkima, et kuidas ikkagi AI koolis üle võtab ja asjad, et see pole ikka hea, siis ma ei tea, mulle küll meeldib, et minu töö on ta nii palju lihtsamaks teinud, et kui sa oskuslikult seda kasutad, siis näiteks mina praegu ei kujutaks elu ilma selleta ette enam või oma tööalast elu just. Väga huvitav, kohe varsti kuuleme sellest. Aga
Maarja, räägi siis, mis probleemi sina lahendama hakkasid, kui sa hakkasid AI-d õppima või see tuli sulle vägisi sinu ellu? Minu ellu tuli ta vägisi, sest mul on mees on kutsukas IT-õpetaja ja meil oli parasjagu koolis oli üks AI kursus, kuhu mina ennast kirja ei pannud. Temal oli vaba tund, läks kuulama ja kirjutab mulle, et nii, põnev on. Homme oled kohal, ma panen su kirja. Mul on nagu, et mis mõttes? See oli umbes 2 aastat tagasi. Ja siis mõtlen, et mis asja, AI, see on täielik jama, see on mingi moeröögatus, nagu kõik need 3D prillid ja 3D kinod, et tuleb, läheb, ei, mina ei viitsi. Ei ei ole vastu vaidlemist, tuled. No hea küll, ma siis lähen, ma näitan sulle, et mul ei lähe seda vaja. Läks 2 tundi koolitusel mööda, pagan, on küll vaja, päris huvitav on. Ja peale seda nüüd on siis 2 aastat mööda läinud ja samamoodi kujuta ette enam elu ilma AI-ta, sest ikkagi teeb elu nii palju lihtsamaks. Kõik see kirjutamised, ideed, piltide loomised, kõik see pool, igal asjal on muidugi oma tööriistad, nagu ikka, ja kui tahad korralikku, siis pead maksma. Aga jah, ikka see vahe on öö ja päev, et ei pea kõik asju sisse ostma. Nii et kui me mõtlesime alguses, et see on kasutu vidin, siis mõtleme uuesti. Jah, tuleb ringi mõelda. Ja, aitäh, nii et sinu probleem oli see, et ta lihtsalt trügis sinu ellu ja siis sa hakkasid aru saama, et polegi mõttetu vidin. Mees oli su probleem. Mees oli probleem. Mees oli su probleem. Täpselt. Aga lõpuks oli, nagu teile ütlesid, jumal tänatud, siis vähemalt ikkagi kuulasid ja tulid. Ja, Maie, sa tead, et suurtel ettevõtetel võib-olla on igasuguseid osakondi, finantsianalüüsi osakondi, kus nad saavad teha statistikat, analüüse, prognoose, eelarveid. Aga kuidas väikeettevõtetel on? Kas nemad jõuavad sellega tegeleda? Tegelikult, kui on äge juht, siis nad ikkagi on huvitatud seda, kuhu nende raha läheb või kuhu liigub. Ja siis nad pöörduvad ikkagi teenuse pakkuja poole, et ütelda, et ole hea, tee mulle pisi analüüs, et sa saadad küll mulle mingi kasumi aruande, aga mis see tähendab siis? Või et siis tegelikult meie kasutame ka väga palju ikkagi just analüüsiks seda AI, lisaks kõik muu asi. Aga jah. Aga vabandust, ma küsin kohe vahele, et ma mäletan, et 10 aastat tagasi müüdi ka selliseid kursusi, et kuidas raamatupidaja seletaks omanikule, et mida see bilanss endast kujutab ja raamatupidaja ütles, et umbes, et ukse pool on need ja akna pool on need ja vahele peab jääma kasum. Või et mis on tulu, mis on kulu, et mis siis AI nüüd teistmoodi teeb? Ta ei teegi teisiti, ehk siis tegelikult selle info edastamine on ikkagi nagu inimese taga, sest tegelikult me suhtleme inimene. Aga kui ta ütleb ikkagi, et ma saadan talle nagu info sisse ja sealt tuleb nagu selline nagu lihtsamas keeles analüüs välja, mille mina saan siis nagu veel lihtsamal keeles siis nagu sellisele ehitusfirma juhile, kes tegelikult armastab rohkem kipsi panna, aga tegelikult ta tahaks ikkagi teada, kuhu, kas mutreid läheb rohkem või ühesõnaga mingi pisi asju läheb rohkem. Ehk siis tegelikult need suurte andmete töötlemine on seal palju lihtsam kui nagu vanasti oli. Aga kui ettevõtted teevad, väikeettevõtted teevad näiteks ise endale raamatupidamist, tavaliselt mees alustab ettevõtte ja ütleb naisele, et tee raamatupidamist. Alguse nii käib. Hea veel, et ta muidu ütleb 2 aasta pärast, et kuule, bilanss tuleb esitada, aga keegi pole midagi teinud. Aga see aeg vist on möödas. Et kas väikeettevõtjad saavad ka ise sellega hakkama, kui neil ei ole raamatupidamisbürood, kus on kogenud inimesed, kes sellega on juba tegelenud? Jaa, loomulikult. Et täpselt seesama, et sa pead olema osav küsimuste esitaja või siis esitad sinna panga väljavõtte ja ütled, et ole hea, tee mul mingisugune analüüs mingite ettevõtete järgi või mis iganes. Et tegelikult see analüüsi tegemine on väga kiire. Ehk et annad talle rolli näiteks, et ole minu finantskonsultant või ole minu pank näiteks. Mis iganes, et just sa annad talle ülesande ja ta teeb sulle väga kiirelt asjad. Sealt tuleb ja väga lihtsa keeles, sest tegelikult nad on ikkagi ju kõnerobotid ja nad suhtlemisrobotid, et see vastus tuleb nagu hästi lihtne. Aitäh praegu.
mul on täna, kui Ja, ma võin Kati. korra kommenteerida seda. Jaa, sinu käes ongi. Ma just kuulasin selle väikeettevõtja poolt, et kui on siuke edumeelne või uuendusmeelne juht on ja et siis otsiks seda. Aga mul on lihtsalt tunne jäänud, et suheldes teiste endasuguste väikeettevõtjatega, siis nendel väikeste ettevõtjate juhtidel ongi hunt kriimsemaalt, neil tegelikult pole aega uurida, nad tahavad olla edumeelsed, nad tahavad tegelikult toimetada ja teha, aga neil ei ole aega vaata sellega teha, sest kõik räägivad, et saab, see on lihtne ja siis juhtub umbes nii, nagu sinul selle slaidi tegemisega, ta läheb ja proovib ja siis on mingi 30-40 katset ja siis sul on õhtust mingi 3 tundi läinud, mis oleks saanud palju edumeelsemad kuidagi muud moodi, et seal ongi see nagu basic ABC, millest sina räägid, et tegelikult need ei ole nii kättesaadavad, sest mina olen ka käinud paljudel erinevatel koolitustel ja ma ütlen, et üks on olnud see, mis on nagu muutnud minu kogu seda käsitlust, aga kõik eelnevad, need tundusid jälle, et need on mingi suurte ettevõtete, mul ju tegelikult ei ole seda aega, et seda sinna panna, toimetada, sa pead seda õppima, see on nagu mingi koodi kirjutamine enam-vähem, mis sa pead teadma siin, see prompt peab panema siin täpselt, et see on nagu tundus nii keeruline, et nagu väike ettevõtja poolt ma nagu julgen seda öelda, et seal ongi, et nad on tegelikult edumeelsed ettevõtjad, aga neil lihtsalt pole aega, et seda muutust teha, et sa õpid nii suure oskuse endal juurde. Ja siis küsidki raamatupidaja käest. Ja nüüd, kui me rääkisime raamatupidamisest, aga Kadi, siit lähemegi edasi, et kui ma kuulsin, et sul on N+1 assistenti, siis räägi, kuidas sa selle tee peale jõudsid, et sa täpselt teadsid, mille jaoks sul on assistente vaja ja et sa oskasid neid õigesti küsida. Räägi, võib-olla siin saalis nii mõnigi tahaks endale 12 assistenti võtta näiteks. Mul on 16. Ei, mul on üks assistent, kes koosneb siis 16 erinevast eksperdist ja sellega ma igapäevaselt toimetan, kes aitab mul siis erinevaid meilivahetuse kirjasid, igast asju, mitte et nad automaatselt läheks, ma olen ikkagi seal vahepeal kogu aeg, aga ta aitab ikkagi mul neid asju kokku panna, erinevaid tekste, kodulehetekste, pakkumiste teste, asju. Kui ma näiteks ajalisest kokkuhoiust praegu räägin, siis meie hakkasime tegelema, ma hakkasin siis rohkem võtma seda AI asja tõsisemalt aasta aega tagasi ja aasta ajaga, ehk et ma hakkasin aasta aega tagasi umbes käsitlema AI-d mitte lihtsalt mingit tööriista, vaid kui enda partnerit, kes teeb mu töö palju efektiivsemaks ja aja kokkuhoidvamaks. Ehk et aasta aega me oleme seda teinud ja kui ma nüüd tegelikult paar päeva tagasi just tegime väiksed kalkulatsioonid ka, et kui palju mul ennem läks näiteks mingi pakkumise tegemise peale aega ja versus praegu, kui ma kasutan AI-d ja oleme digitaliseerinud, siis tegelikult see aja, nagu ma olen 11 korda efektiivsem praegu ajakasutuse suhtes, ehk et see on nagu meeletud kokkuhoid ja me ei räägi ainult enda aja kokkuhoiust, vaid tegelikult me räägime ka näiteks tööjõu kokkuhoius, mõtleme siis tööd tegelikult ära teeb, kui ma räägin, et ma olen 11 korda efektiivsem praegu, et kuidas ma tööjõust kokku ja tööjõu maksusid ju kõik teate. Kas sa oled reaalselt töötajaid vabastanud tänu sellele? Jaa, mu ema on pensionile peaaegu läinud. Ta on nii palju tööd. Nii õudne vallandas ema tänu AI-le. Ei, aga tegelikult siin mõtle ise, sa saad 57-aastaselt pensionile ikkagi nagu idekas. Ma ise mõtlen, et võiks ka niimoodi saada. Aga nagu rääkides veel tööjõu poole pealt, siis ma ei räägi ainult enda eest, vaid olles ka näiteks maaturismi poole pealt teiste ettevõtjate või maapiirkonna tööandjate poole pealt rääkinud, siis tegelikult tööhõivega on selline ju lugu, et kui me räägime, et meil on tööjõupuudus või tööpuudus, siis tegelikult ettevõtja poolt ma võin öelda, et meil on tegelikult tööjõupuudus, sest eriti maapiirkonnas, kus mul on tegelikult väike ring inimesi ümbruskonnas, kes mulle tööle tulevad, ma ei saa võtta, et mul tuleb 100 kilomeetri kauguselt inimene tööle mingi teatud töid tegema, on ju, et kõik tööd ei ole võimelised kaugtööna tegema, siis ma ikkagi pean töötama selle inimesega, kes mul piirkonnas elab, kes mul tööle tuleb, et mul tegelikult ei ole niimoodi, et sa räägid üks inimene jalaga segab AI, valib välja, mõtlesin nagu ma hoian pöialt, et mul oleks nüüd kandideerijaid täpselt selliseid, nagu ma tahan, mul ei ole jalaga segada seda valikut. Ja tänu sellele ma peangi tegema nagu otsuse olen ma teinud, et ma nagu kvaliteedis endal alla kunagi ei taha lasta, eks me ei taha enda teenust halvemini pakkuda, kui see minu alles näeb, et enda ettevõtte taset alla lasta.
Ja siis see AI on seal suurel määral abiks selles, et ma saan ette valmistada need tööd niimoodi, et ma töötan selle nagu ressursiga, kes mul on, ilma et ma kvaliteeti alla laseks. Et nagu sellel määral ma ütleks, et nagu tööjõu küsimus on see nagu väga suurel määral. Muidugi meil on nagu häid inimesi ka, aga ma ei ütle, et neid igas vallas mul nagu eksperte jagub jalaga segada, et ma valin ja mul on vaja nüüd prompti, et kes mul sealt välja valib selle hea inimese. Et jah. Ja nendele 16-le sa maksad umbes 20 eurot kokku kuus, jah? Jah, umbes jah. Aga kuidas nüüd, tegelikult see küsimus vist oligi, et kuidas ma nüüd teinud olen, siis ma enda assistendi olen siis koostanud niimoodi, et mul on nagu erinevad suunad. Ma lisaks sellele, et ma Klaaramanniga toimetan ma ka lisaks kogu Visit Soomaa turundusega, seal ehk oma turismiga ja siis ma olen teinud mõlemale eraldi assistendid ehk et mul on mõlemale olemas eksperdid ja kuidas need on tehtud, need on siis tulnud läbi analüüsi meie kodulehe, meie pakkumiste, meie näiteks kvaliteedimärgiste, mis meil on sustainable tourism, need märgised on ja siis läbi meie standardid ehk et näiteks teenindusstandard, suhtlusstandard, kõik sellised asjad on seal sees, lisaks meie missioon, visioon, et sellised asjad on kõik tegelikult sinna sisse pandud ja läbi selle analüüsi siis on need tulnud assistenti meil eksperdid ja need eksperdid ongi siis erinevad kommunikatsiooni vallas, ongi nagu turunduse, no erinevad siis eksperdid ja kui ma kasutan teda teatud valdkondades, ta kohe ütleb ära, et näed, selleks küsimuseks kasutan seda ja seda eksperti, et neid võib olla seal mitu tükki korraga koos, mida antud teemale vaja on ja siis sellelt tulenevalt siis ma saangi, kui ma näiteks näen, et tegelikult ma tahan miskit muud ekspertvaadet sinna taha, siis ma ütlengi, et kasuta seda ekspertvaadet või noh, niimoodi, muidugi jah. See on nii huvitav, aga kuidas sa selle esimese sammuni jõudsid? Võib-olla Maarja oskab ka seda kommenteerida, et kuidas jõuda selle esimese sammuni, et ma vajan selliseid ja selliseid tegevusi, mis mul on vaja ettevõttes ära teha, et mis see esimene samm oli? Minul või? Jah. No see üle 10 koolituse, üks koolitus seal taga. Kas tohib reklaami koht praegu või? Jaa, võiks olla. Issand, mul nii paava ju veel, ma ei mäleta, mis ta nimi oli. Okay. Ma arvan, et Maarja teab seda. Mina võin rahulikult reklaami teha. Ma arvan, et Maarja teab seda, sest et palun jätka sina siis oma kogemust, mida sina siis teed ja kasutad. Aga ma võin korra öelda, kus ma selle koolituse sain, et kuna korra segan su kõne aega nüüd. Aga tänu sellele, see, kuidas me sinna jõudsime, tegelikult sul on päris selgelt vaja teada enda miksi, näiteks seda kuldset ringi, miks sa midagi teed on ja jällegi väikeettevõtete näol võin öelda, et tean oma tutvusringkonnas väga palju neid, kes teeb midagi sellepärast, et see tundub õige ja see on nagu eluviis, et me teeme niimoodi, noh, läheb ju hästi, aga tegelikult me ei analüüsi täpselt kõike, milleks me kuidagi enda turunduskommunikatsiooni korraldame või miks me kuskile mingeid rahasid paneme või kas see on hea või miks mul see väärtuspakkumine seal taga üldse selline on ju. Ja siis meie osalesime tegelikult EISi teenuse disaini programmis, kus me panime väga selgelt siis selle paika, nagu pool aastat olingi siis mentoriga teenuse disainis. Ja kui me selle ära lõpetasime, siis seal oli eelmine aasta oli teenusedisaini vilistlaste koolitusel või vilistlaste kokkutulekul oli üks koolitaks. Ma tõesti mäletan, kes ta oli, aga temaga koos me siis tegime, ta andis samm-sammuliselt, et kuidas neid prompte siis kirjutada, kuidas sa selle saad, ehk et ma praegu väga palju ise prompte kirjutasin, mäletad? Jah, just, Kristi Peterson. Jaa, mega hea ja tänu temale siis ma tegin need ja siis ma koju läksin, siis ma tegin kohe kõikidele teistele oma ettevõtetele või kohtadele, kus ma toimetan ka selle ja nagu ei kujuta enam elu ilma selleta ette, jah. Aitäh, nii et pärast 10 koolitust ikka oli see õige ja tuleb lihtsalt väga palju, see nagu AI töötab väga palju läbi CV-sid, et õige inimene leida. Aga Maarja, milline kuidas AI sind siis täna aidata saab? Kuidas sa teda rakendad ja sa maksad talle palka ka natukene? No, mina maksan natukene rohkem kui 20 eurot kuus, sest mul on neid programme lihtsalt mitu, mida ma kasutan. On see ChatGPT on põhiline, kus siis saab neid assistente teha, aga siis on ka veel pildiloome programmid ja pilditöötlus ja nüüd on ju ka selles Adobes juba need AI-d sees. Et hästi palju saab neid kasutatud, selle graafilise disaini ja selle poole peal.
aga siin oli ka küsimus see, et mismoodi sa tead, et sul seda või teist assistenti vaja on. Kui sa teed ühte sama asja päevast päeva, näiteks blogipostitus, mida on sul vaja kirjutada Facebooki, Instagrami ja kõikidesse ülejäänud kohtadesse, siis vanasti võttis mul ühe blogipostituse loomine, koostamine, selle ülespanek, pluss siis kõik need võimalikud erinevad sotsiaalmeedia platvormidel, iga ühel on ju omad normid, mitu sõna, mitu hashtagi, kõik muud asjad. Võttis kuskil päev otsa aega ühe blogipostituse jagamine. Nüüd võtab see kuskil pool tundi. Sest ma võtsingi aja, sest ma nägin, et see on see asi, mis kordub ja lõin omale assistendi, kellele ma panengi sisse, mis on teema, kes on sihtgrupp, millises toonis ta peab minule selle teksti välja andma ja ta annab mulle kõikide erinevate platvormide väljundid, mille ma siis pasten õigesse kohta, kasutan veel Metricooli, tead sihukest asja? Mul mees ilmselt teab. No võt. Ma tundin, et mul mees väga vastu. Sotsiaalmeedia postituste ajastamise programm. Sinna panen ülesse, võin täiesti rahulikult kuuks ajaks ühe päeva võtan ette, teen kuu aja töö korraga ära ja ülejäänu siis toimetavad juba arvutid ise. Super. Make'ist ma parem üldse ei hakka rääkima. Millest? Make. See on täisautomatsioon. Kui sa juba ütlesid, siis räägi 3 sõnaga, mis see on? See on põhimõtteliselt täisautomatsioon, mida ma praegusel hetkel ise ka välja töötan, et ta võtab e-poest toote, mis on mul sinna pandud näiteks ingliskeelse. Ta võtab sealt EAN selle triipkoodi, siis Perplexity API AI teeb mulle deep research ehk süvauuringu, siis ta koostab mulle pealkirja, siis teeb selle toote kirjelduse, SEO-d, metaandmed, kõik asjad paneb Excelisse ja siis veel paneb kodulehele ka. Et põhimõtteliselt jälle, kui ühe toote käsitsi tegemine võtab kuskil 30-40 minutit ja sul on 3000 toodet poes, siis parem võtad selle 10 € kuus, maksad Make'ile ja las tema siis teeb. E-kaubanduse inimesed, kuulake. Ekspert on rääkinud. Jah, aga kas te olete oma tegevuses ka näinud mingeid ohte või on veel mingi asi, mida kuidagi ei anna lahendada või tundub, et seda teed ma küll ei lähe, Maie? Ilmselt hetkel ma veel ei tea, sest kogu aeg ta areneb, kogu aeg me õpime teda kasutama. Et usaldada teda ei saa, et näiteks kui me siin õppisime, kui me tegeleme ka residentidega, et mul oli vaja aru saada Hispaania maksuseadustest, ja siis me tõmbasime selle hispaaniakeelse alla ja tõlkisime ta inglise keelde ja siis tõlkisime ta eesti keelde ja siis tegelikult lasime selle eestikeelse uuesti hispaaniakeelseks. No siis me saime küll aru, et seda küll ei või sõna-sõnalt võtta. Et mingid asjad tuleb ikkagi väga kriitiliselt nagu üle vaadata, et sa pead nagu ise ka teadma, mida sa nagu loed või kuidas sa teed. Ja muidugi raamatupidajatel jah, et kui nagu kõik ära automatiseerida 100%, et tuleb e-arve raamatupidamisprogrammi, sealt ta jookseb kohe nagu keegi AI konteerib ta ära, saadab panka, AI maksab ka, et tegelikult päris ikka ilma inimese kontrollita või ilma selleta, et kes teab, millised kokkulepped on või mingi lepiks ja vahel on tegelikult päris vist niimoodi 100% me ei saa teda usaldada. Mina ettevõtjana sinu käest teenust ei ostaks, kui sa seda teeks. Ja mina seda ei kasutaks ka. Et tegelikult on mingisugused sellised asjad, mis kindlasti ta võiks seda teha, aga tegelikult võib-olla ei tohiks lasta teda päris nagu ise majandama. Ja muidugi usalda aga kontrolli, mis käib ka AI koha pealt. Jaa, kui need allikad üle vaadata ja üle lugeda, siis sa tead, kas võib usaldada või ei või, sest et rääkides Hispaania maksuseadustest, ma küsisin vist kevadel, et kas Eestis on liiga kõrged maksud ja siis ta ajas mulle mingit täiesti absurdset asja ala sotsiaalmaks on meil, pensionikindlustus on ala 28% ja sotsiaalmaks on 13% ja sellist. Aga kui mitu korda üle küsisid, siis tegelikult taipas, et on viga. Talle tuleb anda ikkagi see, et võta sealt info. Või ole, jah. No alati ei tea muidugi, kust infot võtta, kui teha mingi küsimus, milles sa ei ole kodus. Aga selle koha pealt on väga hea on Gemini Deep Research.
ja Kes teeb põhjalik ChatGPT puhul on see, et oleneb, kas sul on tasuline või tasuta konto. Tasulisel kontol on rohkem infot, tasuta kontol lõppevad andmed siin 24. aasta lõpuga ära. Tasuta konton hangub ta lihtsalt ära, kui sa liiga palju küsid. See oli mul väga lühike tee, kui ma läksin tasulisele üle. Isegi kui ma olin ainult eraisikust huviline ja kasutaja, siis sellest tuleb kiiresti üle libiseda. Ja. Aga on teil veel mingisuguseid hoiatusi publikule või ämbreid? Mina küll näen, et minu arust on nagu 3 valdkonda, nagu turismi mõistes ma eriti ütlen seda, et üks, see esimene see skämmide teema on ikkagi nagu väga suur, et kuna see AI tegelikult on ikka väga tark ja need petturid, kes sellega toimetavad, on samuti päris targad ja tihtipeale targemad kui tavainimesed, kes seda kasutada oskavad, siis ikkagi sealt pidi võidakse meid ära kasutada mõlemat pidi tegelikult, ehk et meie võime ise petta saada, võidakse meie andmetega teisi petta. Ehk et mõlemat pidi, et nagu üha enam me peame tegelikult aru saama, kuidas see töötab, isegi siis, kui me seda ise ei kasuta, et sa oskaksid nagu siukseid asju vaadata, et isegi ma arvan, te ju igapäevaselt on ju kuulda, et kes kuidas mingi skämmitud on siin. Ja turismi valdkonnas ma tegelikult ütleksin ikkagi seda, et me ei saa ära jätta välja külalislahkust, ehk et kui me tuleme, et inimene, kes meile külla tuleb, saab selle külalislahkuse, soojuse, vastuvõttu, kõige selle, et kui me kõik asendame robotite, mingi AI-d, muude asjadega, siis tegelikult me võime talle üks asi, kui hästi tahes seda promptida või paluda teha, siis tegelikult jääb ikkagi sealt see inimlik tasand välja ja nagu me tegelikult võõrandumegi elust täitsa ära ja siis me räägimegi oma telefoniga ja juhtubki see idiokraatia seal lõpus kiiremini. Võib-olla on nagu tume vaade, aga no ma arvan, et kui sa teadlikult seda ei kasuta, siis ei ole nagu väga pikka külalislahkust seal taga ka. Ja 3. asi, mis ma ise, mille peale ma olen mõelnud, on ka see, et samamoodi see teadlik kasutamine, et kui me väga täpselt ei tea jällegi seda, miks endal seal taga oma väärtuspakkumisi, oma asju, siis iga korraga, kui me seda kasutame, kaob natukene meid vähemaks, sest tekstid tulevad nii ilusad ja tundub, et kui äge ja ma tegelikult ise ei oskaks ja tundub nagu mingi kõikvõimas asi, kuskilt teeb midagi ja siis iga korraga jääb meie isikupära sealt natukene vähemaks ja lõpuks siis aasta pärast sa oled nagu, sa pole tegelikult see, kes sa oma keskmes oled olnud ja samamoodi on raskem sealt välja jälle tulla. Ma arvan, et see nagu oma väärtuspakkumine, oma isikupära hoidmine, et see on sealt ja sama asi tuleb ka näiteks otsingumootoritega, et kui me näiteks kasutaks ainult AI-d oma otsingutes ja muid, ma ei tea, kogemuslugusid, midagi ei kasutaks sinna taha, siis võib-olla turismi vaates on niimoodi, et meil on üks mingi tuntud rada, näiteks meil Soomaal mingi rabarada, mida kõik hakkavad kasutama ja siis selle vastuvõtmine või nagu ta ületab selle vastuvõtu ühesõnaga, et ta ei võta nii palju, ei suuda vastu võtta, kõik käivad seal, aga tegelikult kõrval on teine väga ilus raba teine ja inimesed sinna ei jõua, sest nagu meil mingi ChatGPT ühte kohta ainult suunab ja teisi ei võta. Et ma arvan, et see... Ole mureta, see Google'i otsing, selle kasutamine läheb alla ja kõik küsivad juba ChatGPT-st ja AI-st, aga nüüd tulevad juba uued leheküljed, kus sa saad oma ettevõtte ära registreerida ja sa pead oma kodulehe mitte ainult ootama, vaid nüüd siis juba ka AI sõbralikuks tegema, et AI-d leiaksid sinu kodulehe ülesse. Nii et see on niisugune keeruline maailm, kuhu me oleme jõudnud. Soovitas, et kui sa teed hinnapakkumist, siis tee kirjavigu. Et see tuleb siis inimlikum. Tee vähemalt üks kirjavigu. Sellepärast, et AI ei tee kirjavigu, välja arvatud täpitähed. Jaa, välja arvatud täpitähed. Maarja, kas sa suudaksid 1 minutiga palun oma kogemuse pinnalt kokku võtta, mille eest veel hoiatada meid? Kõige suurem ongi, siin tuli nendest samadest pettustest välja, et tegelikult nüüd samad telefonikõned, mis tulevad, need juba teevadki tegelikult AI, sest nemad lõpuks küll sinuga räägib inimene, aga alguses just see telefonikõne hetk helistavad, sest seda jõuaks muidu enam inimene teha, seal taga on juba puhtalt AI ja seal tuleb väga, väga kriitiline olla, sest ma olen siin ise meile saanud, et esimese ropsuga vaatad, et mis asja. Tõmbab väga nagu hetkeks lambi põlema ja siis vaatad meili aadressi, kus see tulnud on, et see on hoopis midagi muud. Siis jälle saadad cert ja aitäh selle märkuse eest ka, cert. Just, kasutame seda. Ja väga suur tänu teile.